Üks ohjeldamatu reisija sunnib lennuki tegema hädamaandumise. Tõesti, tee meile teene, pane see kohe maha, pööra ringi, pane käed selja taha, eks. Selgitame, mis viis õhus toimunud kokkuvarisemiseni ja miks see reisija üritas tungida kokpitti. Inimene, kes tema kõrval istus, üritas teda kinni hoida. Ta üritab teda kinni hoida. See on Inside the Crime, mida esikleb Law and Crime. Mina olen Elizabeth Milner. Nüüd kujutage seda ette. Olete lennul, mis on just õhku tõusnud. Te pole veel isegi 500 või 600 jala kõrgusel, kui teine reisija hakkab märatsema. See kahtlusalune tahtis, et piloot maanduks kohe ja kui seda ei juhtunud, tõusis ta väidetavalt oma istmelt püsti ja võttis asja enda kätte. Täpselt nii, teil on need olemas. Meil on need kõik olemas. Kuidas me siis sellesse punkti jõudsime? Keerame kella veidi tagasi. On 2026, juuni 30. Oleme Indianapolis, Indiana osariigis. Veidi pärast keskpäevasel päeval Indianapolise lennujaama politseiosakonna ametnikud reageerivad teatele, et üks isik üritab pääseda lahkuva lennu kokpitti. Neil on oma protokoll. Sa pead siin sidet looma valge stewardessiga. Kui ta ütleb punane, siis lähed vastu seina. Kui nad ütlevad roheline, siis nad lähevad edasi ja sina viid nad välja. Sul on mään surmav vahend, sees on valmis. Jah. Ja mul ei ole Ma arvan, teisi. et see on valmis. Tooda arendajaid. Kas sulle veel töötas? Rida 7. Rida 7, sain aru. Nüüd, siin on see, mida me kohtudokumentidest teada saime selle kohta, mis juhtus enne, kui politseinikud jõudsid lennuki sillale. Ohtule esitatud vandeavalduse kohaselt, enne minu saabumist, lennujaama operatsioonikeskuse dispetšerid said hädaabikõne Föderaalse lennuameti töötajatelt, kes töötasid lennujuhtimistornis. Kõne kohaselt nad teatasid, et said taotluse kutsuda hädaabi personal lennurajale, kuna üks reisija üritas tungida lennuki kabiini, kui lennuk oli õhus ja oli just õhku tõusnud. Lennuk pööras ümber ja üritas lennujaama tagasi pöörduda. FAA töötajad teatasid, et lennuk naaseb vähem kui 5 minuti pärast ja andsid teada hädamaandumise asukoha. Jah, see lend, mis suundus Houstoni, Texasesse, polnudki veel kaua õhus olnud. Avalduses märgitakse ka, et umbes samal ajal sai lennujaama operatsioonikeskus 911 kõne lennul viibinud reisijalt. Reisija olevat öelnud, ma olen lennukis. Nad hakkavad kohe õhku tõusma. Ma olen ohus. Ma võtan oma turvavöö lahti. Lennuk hakkab kohe õhku tõusma. Te peate neile ütlema, et nad peavad peatuma. See liigub praegu lennutrajektooril. Ma tahan, et nad peataksid lennuki. Ma ei tunne end turvaliselt, raisad. Viige mind sellest neetud lennukist maha. Peatage see neetud lennuk enne, kui ma püsti tõusen. Ma hakkan kohe paanikasse sattuma. Peatage lennuk. Helistaja karjus korduvalt, et lennuk peatuks. Noh, tundub, et ta sai oma soovi täidetud, sest ta tõesti peatas lennuki. Lihtsalt ilmselt mitte nii, nagu oleks pidanud. Veendu, et sul oleks teisel olemas, mul ei ole vähem surmavat varianti, eks. Võta, kaavus on punane. Jah, me parandasime selle. Me oleme tublid. Kalvo just selgitas, et neil on protokoll, et kui see on punane, jätkame. Kui see on roheline, siis peatume ja viime nad ära. Me kõik oleme. Kas on veel midagi, mida pead lisama? Arms. Nii et pardal on psühhiaater, kes temaga räägib. Ütleb, et tal on mingisugune psühhootiline episood. Tal on episood selle hääle asja pärast. Saan. Ta räägib praegu oma istmega. Nad ütlesid, et kui see on punane, siis ja me ei lähe. Ma arvan, et see lihtsalt tähendab, et see on kiire loomuline olukord. Koos naeratada ei saa. Ta võib praegu agressiivseks muutuda, nii et näeme, mis see tähendab. Sa parem jää sinna. Las üks inimene räägib. Ja. Sul peavad olema mõlemad käed ühe inimese käsivarel. Tule, täida korraldusi. Ja, sain aru. Sul on mees, Sul on käed, sul on näpunäited. Ja me oleme valmis. Sain aru. Ma lähen pardale. Officer? Tõesti. Tee meile teene, pane see kiiresti maa, pöö ümber, pane käed selja taha, eks? Jah. Üks hetk. Jah.
Reisija, kes väidetavalt põhjustas hädamaandumise, tuvastati kui Jacob Cook ja ta kinnitas, et oli see, kes helistas hädaabinumbrile 911. Mis su nimi on? Jacob Cook. Kas sa paneksid oma seljavõtte ära, eks? Anna meile lihtsalt minut, me tegeleme sellega, eks? Ma olin teile helistanud. Olgu, tõsiselt. Kas sa näed praegu mu silmi? Ma olen sinu pärast mures, mees. Rohkem kui miski muu. Me räägime sinuga. Jaa, me räägime sinuga. Päri võtab auto, ma tean. Striller ütles, et üks kinni hoidmise korv. Ma ütlesin sulle. Sa kuulsid mind, eks? Ma ütlesin sulle, me oleme sinu pärast mures. Me räägime sinuga, mees. Kas ma saaksin selle tagasi, palun? Ma teen seda kohe praegu, vend. Oota korraks. Ma ei suuda panna Praegu on su ülejäänud vara olemas, see ei kao kuhugi. Ma luban. Ja kui sa tahad seda kogu aeg vaadata, siis võid seda teha. Sa võid seda vaadata? Okei, see ei kao kuhugi. Ma võtame selle sinuga kaasa. Teil on need seljas. Meil on need kõik olemas. On, me lihtsalt läheme siit välja. Tule nüüd. Üles. Okei, paar asja. Sa ütlesid, et Pardo oli mingit psühhiaater, kes temaga rääkis. Jah. Okei. Kui me saame temaga ühendust, räägime kiiresti lennumeeskonnaga. Ma eeldan, et see lend on ikka veel väljuv, eks? Me ei taha seda liiga palju edasi lükata, aga me peame tulevikuga hästi olendiga tegelema. Okei. Mul pole ilmselgelt midagi, millele kirjutada. Nii et, jah. Ma hindan seda. Tal pole olnud ühtegi kuuma hommikut. Ma lähen Pardale. Ja ma arvasin, et see oli tõesti imelik. Ma mõtlesin, et ta peab minema lõunat võtma. Sain aru, umbes 2 või 3 mu meest seisid seal. Nii et ma ei teinud midagi, tead küll, nii et lasime tal enne tagasi tulla. Aga ta läks ikkagi ära. Lennukile. Jah, ta jõudis lennukile. Ja siis ta tuli maha. Okei, ta ütles mulle, et ta sai oma märgi kätte. Ja siis ta tuli maha ja läks kõnelaua juurde. Aga ei jõudnud sinna, sest ma arvasin, et see oli siin. Ja siis ta tuli tagasi, nii et ma arvasin, et see oli imelik ja siis tuli see tagasi. Kui ta seda kõike rääkis, sest ta tundus nagu ta oleks närviline lapsik või midagi sellist. Ma teie ohvitserile ütlesin. Ma ütlesin, et ma arvan, et see viimane mees, keda ma pidasin normaalseks, ongi see. Jah. Sa tõesti tulid kohale. Siia meeneb. Ja oli nagu, me oleme siin tundus tavaline. Alaelised ka. Ja, veenev. Mis kohale ta üldse istus nüüd? Kas me teame? Tema, okei, jah. Kas see oli see isik või keegi teine? Okei. Ja siis, kui me saame need ära võtta, ma eelistaksin seda lihtsalt sellepärast, et mul on tulirelv. Ma eelistaksin, et me tooksime nad siia üles temaga rääkima, selle asemel, et edasi minna. Muidu peame kõik maha võtma. Ja me peame seletama, nii et kas me saame ta ukse taha alustada? Okei. Me saame. Ja. Politseinikud üritavad endiselt uurida kõike toimunut. Tunnistajate ütluste põhjal näib, et Jakobi käitumine võis olla tingitud vaimse tervise probleemidest. Kuidas sul läheb? Kuidas sul läheb? Kas sina oled kapten? Mis sul nimi on või? Äkki võime lihtsalt üles minna? Ja siin on Tim Porter, ORT. Tim Porter, jah. Ja ma helistan. Seal sa oled. Ja ma järgin teda. Või natuke järitada. Sinu teada, mis seal toimus? Ma ikka veel üritan kogu lugu teada saada. Okei, jah. Nii et kohe pärast õhku tõusu jooksis see mees oma istment ettepoole ja tarjus. Ja, stewardess, tema oskab sulle paremini rääkida. Me kuulsime karjumist ja haaramist taga. Kas sa said midagi aru või oli see lihtsalt karjumine? Ei. Me kuulsime lihtsalt kära. Seal oli üks mees, kes tundus kannatavat mingi luulu või millegi taolise all, aga... Selle kohta, kuidas? Kui kaua pärast õhku tõusu? Kui sa... Lähed otse ukse juurde, kohe? Jah, me olime ikka veel... Peaaegu kohe, põhimõtteliselt kohe pärast õhku tõusu. Me saime selle kätte 400 jala kõrgusel, enne kui sa said selle punase nupu, kui meie tema alustab. Oldu. Sign a roo. Täpselt nii. Sest nad olid kõndimas. Kes oli see? Sest meil oli... Meil on reisija, kes on Unitedi põhiliini stewardess ja reisib kohas 7B, Mary. Ja ta istus kohas 7A, eks? Nii et see on inimene otse tema kõrval. Olgu. Hästi, just tähendab.
Ja mida te praegu teete? Ma tean, et teil on veel lend ees. Tundub, et nad hakkavad tankima. Kas nad võtavad praegu kedagi maha või jätavad kõik pardale? ma ei näe praegu sinu peal mingit survet või midagi sellist, et sa lihtsalt, jah. Kas me saame inimese 7 meest siia kutsuda ja lasta tal tulla siia ukse juurde meiega rääkima? Okei. Kas sa olid siis pardal sel ajal? Kas sa olid siin üleval? Sain aru. Mida sa siis nägid? Aga mis siis, kui see on... Ta oleks võinud olla rohkem kui Juuli. Oleksime võinud olla. Rohkem kui 90. Sa hullu meelne. Ta tõuseb lõpuks 500-600 jala kõrgusele maapinnast. Inimene, kes tema kõrval istus, üritas teda kinni hoida. Ta üritas seda kinni hoida, jah. Sain aru, olgu. Ja siis järgmine asi. Ma üritan joosta teki ette otsa, nii et ma vajutan oma Mercy nuppu, proovin 2 korda hüpata ja kutid üritavad püsti saada minu juurest. Ma ütlen, me ei saa püsti tõusta, sest tead, me alles tõuseme, me peame tasanduma, et kõik saaksid püsti. Ja seal hoidke teda kinni. Nii et nad kõik peavad, me vaatasime lennuki. Oli ta Facebookis otse-eetris või midagi sellist. Vaata. Noh, talle ei meeldinud see nimi, ma teen nalja, mulle ka mitte. Ja ta oli vannitoas olnud. Tuleb tagasi, ütleb, et need ei ole sees. Nagu tõmbas. Nagu demo ajal. Ja ma olen nagu... Meil on Starlink, nii et sa saad voog edastada. Sain aru. Siis ta ütleb... Ja sa saad selle maa peal kätte signaali, nemad. Rääkisid sellest, kuidas keegi üritab teda kätte saada, aga nad ei saanud seda kätte. Okei. Ja... Sa olid 7AS. Kas see on õige? 7BS. Tema oli 7AS. Vabandust. Okei. Lihtsalt küsin ilmselge küsimuse, sest ma ei tea, kas sellest on videot, nii et mis see oli, see tüüp, kes survestas? Kas ta oli nii palju, kui me saame või ta ei olnud? Nagu proovis ja liikus ukse poole selle üleosas. Kui ta hakkas karjuma, kas ta ütles midagi konkreetset, kui ta karjus või oli see lihtsalt, nad üritavad mind tappa? See on kõik, mida ma kuulen. Mina ei kuulnud. Nad üritavad mind tappa. Nad on tagasi lennukis, ma nägin sind õuendilt, nagu sa karjusid roppusi, lennuk. Aga ma ütlesin, et hei, pole midagi viga, me hakkame õhku tõusma, sa ei saa nüüd lennukist maha minna. Ja siis ta tõusis püsti, ta hakkas turmama lennuki ettepoole, nii et ma aitasin teda seal. Kas sulle jäi mulje, et see uus inimene tegelikult kedagi siin tundis? Ma mõtlen, see tundus natuke nii. Jaa. Nii et see ei tundunud olevat mingi konkreetne inimene, aga võib-olla oli see okei. Kas ta tegi seda? Kas ta lõi kedagi selle protsessi käigus? Või oli asi lihtsalt selles, et inimesed üritasid teda kinni hoida? Okei, ta ei löö sind, okei. See ongi kõige tähtsam. Me tahame veenduda, et esiteks keegi pole vigastada saanud, keegi ei tunne valu ega midagi sellist. Kahjuks on asi selles, et niipea kui tegemist on suletud lennukiga, muutub see föderaalseks uurimiseks, mitte kohalikuks. Nii et me peame selle välja selgitama, eks. Me teeme kõik endast oleneva, et kogu see info kokku koguda, aga jah. Mis puudutab uksega seotud katset? Kas ta lihtsalt tagus ust, tõmbas vingist? Kas ta üritas ukse poole tormata, aga ei jõudnudki ukseni? Olgu. Nii et midagi pole kahjustatud. Katki midagi sellist. Sina ja keegi veel, või olid ainult sina? Ütle sellele inimesele, et tema oli see õde, kes rääkis temaga kogu aeg. Kas me teame, kes see õde oli? Aga me saame ta kindlasti üles leida. Jah, kui ta on seal taga, siis ma tahaksin temaga rääkida. Ja siis ma lihtsalt püüdsin mõelda, et ta hoidis tagasi. Ei, ta üritas küll, ma ei saanud püsti. Aga see ongi see keskkond. Kui ma oleksin püsti saanud, oleksin ma kukkunud. Okei, see on teistmoodi. Kui me kirjutaksime konverentsi. Hoides seda tagasi ja ta üritas tagasi minna. Aitäh, et sa seda tegid. Ma mõtlen tõsiselt, tänapäeval aitäh, et sa seda tegid. Kohtudokumentide kohaselt. Mõned reisijad püüdsid Jakobit rahustada. Avalduses seisab. Ütles, et tal oli enne õhkutõusu lühike vestlus Cookiga, kus ta ütles, et vihkab lendamist ja näis, et ta tegi Facebookis otseülekannet. Üks Unitedi töötaja, kes oli pardal reisijana, ütles, et Cook ütles, nad üritavad mind tappa, kui ta õhkutõusu ajal oma istmelt püsti tõusis ning et ta lahkus oma kohalt ja püüdis liikuda lennuki kabiini ukse poole. Ta ütles, et kasutas oma käsi, et teda füüsiliselt kinni hoida ja et Cook hakkas karjuma kellegi peale, kes istus nende taga, öeldes näiteks, ma nägin sind Bloomingtonis. Ma nägin sind ülikooli linnakus ja ta karjus korduvalt roppusi. Üks reisija, kes istus istmel 2C, rääkis Cookiga, et teda rahustada. Ütles, et ta on vaimse tervise õde ja märkis, et Cook paistis olevat luululises seisundis
ning tegi pidevalt avaldusi, mis viitasid sellele, et ta on ohus ja inimesed üritavad talle haiget teha. Ta ütles, et Cook tunnistas hiljuti rehabilitatsioonikeskusest lahkumist ja oli teel Houstoni, et minna teise asutusse. Ta mainis, et Cook oli enne lendu alkoholi tarvitanud. Tere! Ei! kuidas sa mitte üles leidsid? Me oleme siin kogu selle aja otsinud. See on sinu saad, jah? ma olin betooni juures, salvestasin stseeni ja sina olid... Jah, täpselt nii see ongi. Me leidsime su lõpuks ülesse. kuidas ma saan aidata? Mis oli sinu ametlik tiitles? Sa oled psühholoog. Ja närvispektrik või olgu. Kus sa töötad? Mis osakonnas? Vaimse tervise osakond. Nii et sa rääkisid temaga. Mis see oli ja kuidas see vestlus kulges? Ta ütles, et oli leidnud vanada taastumiskeskuse. Ta oli metamfetamiin otsa saanud ja vettis, et ta on hullu. Arvas, et kuna ta pidi selle veita jälle silmitsi seisma, töötas ta väga kõvasti. Ta üritas sellest välja murda ja käitus nagu siga. Ta ütles, et oli kuidagi eeskool. Nii et ta möönis kõiki neid seisundeid. Jah. Olgu, Sainaroo. Kas ta ütles sulle, kas ta võttis mingeid retseptiravimeid või midagi sellist? Kui ta ütles ei, siis olgu. Ta ütles mulle, et Jakob oli tarvitanud. Olgu. Tegelikult ei taha olla korras. Olgu. Kas teil on mingit isikut tõendavat dokumenti või midagi kaasas lihtsalt nii, et me saaksime raportis viidata teie nimele ja sünnikuupäevale, et oleks kirjas, et te temaga pardas rääkisisite? Hästi, mul on juhi luba kaasas. Ja, või kui saate selle meile lihtsalt anda või kuidas iganes soovite. Siin saab, jah. Ja perekonnanimi. Kus te lennukis istusite? 2C. 2C. Nii et te olite üsna lähedal, kui see kõik algas. Jah, ta pidi selle lihtsalt võtma ja kolettini jama. Okei, kas ma võin minna? Jah, ma arvan küll. Ei, ma arvan, et võid tagasi minna. Aitäh sulle. Aitäh, et proovisid aidata. Ma arvan, et praegusel hetkel, jah, ma mõtlen ja ma tahan lihtsalt 100% kinnitada. Ma mõtlen, et see puudutab kõiki osapooli. Keegi ei saanud pihta. Kedagi ei rünnatud mingil moel ega kujul. See oli lihtsalt ühine pingutus, et teda ohjeldada. Tema oli peamine, kes seda proovis. Ta ei pääsenud kunagi tegelikult kokpiti. Lennukile ei tekitatud mingil moel ega kujul kahju. See oli lihtsalt karjumine. Keegi üritab mind tappa. Hüüdis paar korda teate lennuki tagaossa. Ma nägin, kuidas sa mind Bloomingtonis või kus iganes jälitasid. Midagi muud ei olnud. Ei, ta lihtsalt vormas lennuki ette otsa. Olgu. Siis oleme kõik ära katnud. Ma arvan, et teil on kõik korras ja võite minna. Me anname selle teie kätesse tagasi, et saaksite oma tegevusi jätkata, tankida ja teha mida vaja. Aga muidu ma hindan seda väga. See on parana hea töö. Tõeliselt professionaalne töö kõigilt asjaosalistelt. Oleme tänulikud, et te nii kiiresti tagasi jõudsite. Saite sellega hästi hakkama. Ilmselgelt oleks olukord võinud olla palju hullem. Nii et pagana hea töö. Olen teile kõigile tänulik. Kas teil on veel kusagil küsimusi? Muidugi. Ma tean, et see on. Jaa. Pole aega lahkuda. Ei, see on see, mida me teeme, aga teie tegite sellega suurepärast tööd, nii et aitäh teile. Olen teile tänulik. Olge ettevaatlikud. Aitäh, aga. Tegelikult, vabandust, ma peaksin seda ise tegema, tead. Kas sul on vaja juhtuminumbrit või midagi sellist? Ja võib-olla ka sinu nime, sest me, jah, muidugi. Jah. Lihtsalt nii. Äkki saad selle mulle kuskile kirja panna? Ma saan küll. Hiljem kinnitas üks pereliige uurijatele, et Jacob Cook suundus Houstoni võõrutusravile. Jacobi onu sõnul oli Jacobil pikk ainete kuritarvitamise ja kriminaalse tegevuse ajalugu ning ta uskus, et Jacob oli juhtumile eelnenud paari päeva jooksul tarvitanud narkootikume. Siin on see, mida Jacob väidetavalt uurijatele ütles. Cook teatas, et ta helistas hädaabinumbrile 911, et takistada lennuki väljumist, kui ta oli pardal. Kui temalt otse küsiti, kas ta tõusis püsti ja astus lennuki vahekäiku selleks, et lennuk peatada, ütles ta, et lihtsalt selleks, et vastavalt nende poliitikale see paneks nad peatuma. Ma proovisin kapteni tähelepanu saada. Tema on see, kes lennukit juhib. Raportis jätkatakse. Kui temalt küsiti, kas ta teadis, et tegevused lennuki õhku tõusmise ajal peataksid lennuki ja tooksid selle tagasi lennujaama, vastas ta, et kui on probleem ja sa tunned, et su elu on ohus, siis jah, ta ütles, et muutus valjuks ja karjus selle käigus ning soovis, et kõik temast eemale hoiaksid ja oma piire järgiksid. Ta väitis, et ütles enda taga istuvale mehele, et arvas, et too võib talle probleemiks saada ning et ta ei tahtnud tema lähedal istuda. Seejärel ütles ta, et mitu inimest hoidsid teda füüsiliselt kinni. Ta ütles, et kui ta jätkas karjumist, olid mitmed inimesed ehmunud ja ütlesid, et nad peaksidki olema. Keegi karjub, et lennuk peatada. Cook ütles, et ta oleks pidanud lennukist lahkuma, kui ta enne õhkutõusu korraks lennukist väljus. Ta ütles, et lahkus lennukist, et süüa osta ja oma onule helistada. Kuid teda kiirustati tagasi lennukisse ning ta oleks pidanud hoopis lennukist eemale jääma ja oma lendu vaheldama. 1046. Oota korraks, mul on siin üks number. Ehk panuseid, ma arvan, et see saab olema 594. Võib-olla? Ja see on kontaktis. 590 midagi.
me oleme 590 keskel. Me maandusime põhimõtteliselt veidi ülekaalus, nii et meil võib vaja minna varasemat maandumist 590 keskel. Nii me teeme, me ei hakka midagi muud tegema, aga ma pean kontrollima. Kui me ei tee, võivad nad minna teadusohvitseri juurde. Aga ma mõtlesin, et okei. 39,89, eks? Ja me teeme veel palju muid asju. Las ma teen selle ühe kõne ära. Ma vaatan, jah, komandopunkt siin UPL liinil. Me asume siin, mina olen lõpetavas komandopunktis. Mul on liiga palju õhust inimesi, kes siin tabavad. Olgu, otsime selle üles, jah, see sobib. Sobib. 39. Sorry, Houston. 8,7 lennujaam 9 juhtimiskeskus. Hea. Kas oled selle juhtumi numbri jaoks valmis? Jah, palun. 593. 593. 593. See oli napikas, sa oled lähedal. 593. 593. Jah. See on täielik kuradi. Ei, nii see saab tulema. Meil on terve kaubarongi jagu supervõimu pealt. Võib-olla sa oskad mu käekirja lugeda. Proovi. Ma saan selle kätte, kui sa suudaksid mu käekirja lugeda. Mis ilmselt? See on 1, A, B, 2, 6, 4. No. 5. Kui sul pole midagi selle vastu, anna see piloodile edasi, see on juhtumi number, millega see seotud on. Kellele me edasi annan? Piloodile. Ma lihtsalt teen ühe foto. Inimesed, kellega me suhtleme. Jah. Ma võin selle kõik üles kirjutada või sellest pildi teha. Ma ei tea, tead küll. Ja, siis jah, kui sul pole midagi selle vastu, siis lihtsalt saada mulle kõik pildid. Ja kirjutasin paljud neist üles. Aga ma aitan sul lugeda. Hei. Ma hindan seda. Me läheme tagasi ja räägime. Usu või mitte, see võib olla üsna lihtne. Siis see olla see, et ma jäin vahele. Jaa, kuigi kui nad on juba teavitamisega alustanud. Neid on ilmselt vaja selle jaoks mustrit. Me läheme siit ära. Kas mõni muu vara, keegi mainis midagi sellest, et tal oli kott kaasas? Nad ütlesid, et nad said selle kätte. Ma arvasin, et nad võtsid seljakoti endale kaasa. Jah, tal oli seljakott, me võtsime selle ära. Tal on registreeritud kott ja lugemiskott. Sel hetkel, jah, ma mõtlen... Jaa. Me ei saa tegelikult seda öelda, eks kogu aeg ma näen, jah. See on imelik. Aga mis siis, kui see oli? Jaa. Muidu arvan, et meil on siin kõik korras. Ma keerasin 16 juures kõrvale, et eest ära saada. Ja. Nii et? Pinnan seda. Aitäh. Jacob Cookile esitati süüdistus 2 õhusõiduki käitamise häirimise süüdistuspunktis, 2 korrakaitseametnikele vastuhakkamises ning 1 avaliku korra rikkumises. Tema vahistamise aluseks olevas vande all antud avalduses on kirjas. Pärast lennuki hädamaandumist reisijad pidid lennukisse tagasi minema, et Unitedi töötajad saaksid hinnata lennuki võimalikke kahjustusi ja tankida seda. See juhtus pärast rasket maandumist, kui piloot reageeris kiiresti ja tõi lennuki tagasi lennujaama. Kokku hilines lend 92 minutit. Veebipõhised kohturegistrid näitavad, et Jacob Cook on endiselt vahi all Indianapolis asuvas Marioni maakonna kinnipidamiskeskuses. Tema järgmine kohtuistung on kalendris 11. augustil. Aitäh, et liitusite minuga sellel Inside the Crime episoodil. Mina olen Elizabeth Milner ja kohtume teiega siin taas homme uue juhtumiga.